Tere! Mina olen jutuvestja Poliina ja meie vaimse tervise maratoni 4. nädal saab juba läbi ning minu üleskutse teile on: lähme jalutama. Lähme jalutama koos ühe printsessiga. Ja see oli üks väga kena ja armas printsess, kes oli täpselt sinu vanune. Ja see printsess elas oma kaunis ilusas lossis terve tema elu. Ta magas pehmetel siidistel patjadel. Tema tuba oli kaunistatud kulle vääriskividega ja iga õhtu enne magama minekut käis ta vannis. See oli tehtud marmorist ja see ei olnud mitte tavalise veega täidetud vann, vaid ikka sooja piimaga. Nii et printsess elas oma parimat elu. Aga ükskord mõtles printsess: aga ma ei olegi midagi muud näinud. Elasin terveid elu siinsamas lossis. Ma lähen jalutama. Ja muidugi ei öelnud printsess teistele, et ta läheb jalutama. Aga ühel ilusal õhtul enne magama minekut, kui printsess oli juba oma öösärgi väel, siis pani ta oma kuningliku punase keebi selga ja see tema kuldne raske kroon oli tal nagunii kogu aeg peas. Ja printsess läks salaja lossist välja. Ta läks üle väikese silla otse metsa poole. Ja kui ta läks metsa, siis imestas ta. Seal metsas oli nii palju uusi helisid, nii palju uusi lõhnu, nii palju uusi tundeid. Ja siis nägi printsess, et tema ees metsateel on üks suur mürgine madu. Madu tõstis oma pead aina kõrgemale ja kõrgemale ja siis näitas printsessile keeld. Ah, sina näitad mulle keeld! Ja printsess näitas ka maole keeld. Madu hakkas tantsima oma ohtlikku tantsu. Sina tahad minuga tantsida? Ja printsess hakkas ka tantsima. Ta muudkui aga hüppas ja keerles ja pöörles ja tantsis jälle kiiremini ja rõõmsamalt, kuni mao pea läks ringi käima ja see mürgine suur madu põgenes ära. Printsess aga läks edasi. Ja siis nägi ta, et seal tema ees metsateel oli üks konn. Krooks, krooks. Ja see konn ütles printsessile: anna mulle üks musi. Mina olen sinu prints. Krooks, krooks. Sinu saatus. Krooks, krooks. Ja printsess vastas: ei, ma ei taha. Ma ei anna sulle musi. Sina ei ole minu prints. Eks ma ise otsustan, kellele ma oma musi annan. Ja konn hüppas aga edasi. Krooks, krooks. Printsess tegi veel mõned sammud ja tema ees oli ilus vaarikapõõsas. Nii palju magusaid, maitsvaid vaarikaid ja printsess hakkas neid kaasa noppima, et viia ikka koju, emale ja isale. Ja siis kuulis ta õudsat häält ja see hääl, see oli selline: suur pruun karu ilmus tema ette teele. See oli üks väga ohtlik karu, üks näljane karu. Ja kui printsess nägi teda, siis ütles ta talle: hea karu, ma näen, et sina oled natuke kuri. Võib-olla sellepärast, et sul on kõht tühi. Näe, mul on vaarikaid sinu jaoks. Ja printsess andis karule vaarikaid. Ja mina ei tea, mis tunne see on, kui suur ja pruun karu sööb vaarikaid otse sinu peopesa kumerusest. Aga kindlasti on see täitsa tore tunne. Printsess tundis ennast väga julgena. Suur karu sõi vaarikad, kummardas printsessile, tänas teda ja läks edasi. Printsess mõtles, et nüüd on vist aega kodu poole minna. Ta oli väsinud ka ja õhtu juba jõudis kätte ja siis kuulis ta sellist häält.
järsku tuli keegi suur lind, haaras tema krooni peast ära ja viis selle minema. Kuhu sa viid minu krooni? Hüüdis väike printsess. Aga öökull, see öökull, kelle käpas oli nüüd printsessi kroon, vaid hüüdis talle. Minu lastel pole mänguasju, võtsin sinu krooni endale. Ma loodan, et sa ei pahanda. Ja lendas ära. Printsess tahtis juba nutma hakata, et tal ei olnud enam krooni peas. Tema lemmikuldne kroon. Aga siis tundis ta järsku seda, et kui kerge on olla, kui kerge on jalutada, kui sul ei ole seda rasket kuldset krooni peas. Ja tüdruk läks aga muudkui edasi. Ja siis ta mõtles selle peale, et tahaks koju. Jalutuskäik on tore, maailm on ilus ja suur, aga tahaks nüüd koju. Ja siis ta kuulis sellist häält. Vush, vush, ja üks suur lind maandus tema ees teele. See oli kotkas, see oli kuninglik kotkas. Kotkas vaatas printsessile otsa ja ütles printsessile. Mu lapsed külmetavad. Neil ei ole veel sulgi, aga sul on ilus punane keep. Anna mulle oma keep ja mina viin su sinna, kuhu sa ise soovid. Muidugi, rõõmustas printsess, andis kotkale oma punase keebi ja ütles talle, palun, vii mind koju tagasi. Ja ta istus kotkale selga ja suur kotkas vush, vush, vush viis printsessi koju. Ja kuninga lossis. See on samas lossis, kui see printsess oli elanud. Oi, seal kõik oli paanikas. Kõik otsisid, et kus on printsess ja kus on printsess. Ja nii tuligi printsess koju, otsima magamistuppa. Siis tervitas kõigi teisi, ütles, et siin ma olengi. Ja kui teised hakkasid küsima, et kuule, aga kus sa käisid? Kas sulle ei meeldi siin meie lossis? Sul on siin kõik, mida sa soovid. Siis ütles neile printsess. Aga sa ei saa oma elu elada siis, kui sa oled kogu aeg oma lossi sees. Sa pead mõnikord ka välja minema. Pead vaatama seda maailma. Pead mõnikord käima jalutuskäikudel. Siis oled sa ka päriselt õnnelik oma kodus.